Tervist! Suomessa on huvittav sõna rauha, rahu, millele võib liita väga palju erinevaid asju. Et millise rahuga on tegu. Sest mulle tulgatas pähe ükskord, et lugurauha. Las ma loen rahulikult. On soome keeles lugurauha. Sa ei tohi segada inimest, kes loeb. Anna Mikalle lugurauha. Ja kui ma oleksin kemmergus, võib öelda, anna Mikalle vessarauha. Kempsurahu. Ma küsisin oma Facebooki sõprade käest, mis rahusid veel on. Ja vastuseid tuli väga palju. Ma ei hakka neid kirjutama üles. Seekord mitte. Ruokarauha. Oi, see on mul kodustutav. Isa võib öelda ükskõik millal ruokarauha. Antakaa ruokarauha. Keegi ei tohi rääkida midagi sellel hetkel. Tuleb lasta isal rahulikult süüa. Vat. Työrauha. Kui sa töötad office'is, kontoris, kus on 4 inimest, 2 räägivad omavahel juttu ja veel arvad, et too 3. või 4. peaks ka osalema nende vestluses, siis võib öelda, antakaa minule työrauha. Ma tahan rahulikult töötada. Oleks eestikeelne tõlge. Ja mis veel? Ma elan ka ju siin Tartus, Eestimaal ja ega kõik need Soome uued sõnad ei jõuagi minuni. Nad tänu Facebookile jõuavad. Näiteks kasvatusrauha. Lapsel, kas oli kasvatusrauha või oli, kasvurauha. Kasvurahu. Lapsel peab olema õigus kasvada rahulikult, ilma et teda segataks. Tal on õigus. Ja mis veel? Kotirauha. Kodurahu. Seda ei tohi segada. Ja Soomes iga aasta kuulutatakse välja koolirahu, kui kool algab ja kui on jõulud, joulurauha. Koulurauha, joulurauha. Opiskelurauha. Õppimise rahu. Kui laps õpib, tuleb lasta tal õppida rahulikult. Et mõndadele on vaste eesti keeles ka olemas. Aga huvitav on just see, et soomlane tahab, et tal on nagu, et see rahu on nagu, mul peab olema endal nagu rahu. Laske mul olla rahulikud. Saunarauha. Kui keegi saunas, ta ei pea laamendama, aga võib-olla on lärmakas ja räägib kogu aeg. No ega see väga viisakas ei ole. Aga ilmselt siis talle antakse märku kuidagi, et saunarauha. Saisinko saunarauha? No ma ei tea, kas keegi tegelikult kellegi märku annabki niimoodi. Aga selline sõna on olemas. Saunarauha. Soomlane peab saama käia rahus saunas, ilma et teda keegi segaks. Üks loogiline rahu on matkustusrauha. Mis tähendab, bussissa annetaan toisille matkustusrauha ja puhelut ynnä muut sellaiset hoidetaan ulkona.
bussis sõites saan nad teistele inimestele matkustusrauha, matkustamise rahu ja oma telefonikõned ja niisugust asjad räägid väljas. See on väga lahe. Jaa, oota, kas siin veel on midagi? See on toodud lihtsalt välja, et mielen rauha, sielun rauha, meelerahu, hingerahu. Kõik ilusad sõnad. Rauha on ka kena soome tütarlapse nimi. Toivo on kena soome noormehen nimi. Ka minu vanaisa nimi oli Toivo. Ehk lootus. Aga tänane sõna oli rauha. Viimane rauha võiks olla näiteks öörauha. Öörahu.